Ma seisan siin, istun siin täna, sest ma olen täiesti tülvastunud. Tülvastunud sellest, mis meedias avaldati ja levitati. Ja ausalt öeldes olen ma vihane. See, mis algas kahe Marylandi maakonna kõrgeima ametniku vahelise eraerulise vaidlusena, on nüüdseks muutunud avalikuks fiaskoks, kus maakonna täitevjuht ja šerif on sisuliselt sõtta läinud alasti selfide süüdistuste pärast. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Kui sa seda vaatad, kui sa postitad asju sotsiaalmeediasse, kui sa tegeled sisu loomisega, siis sa võid mõelda, kuidas me suudame jagada nii kiiresti, nii paljusid klippe kõigist nendest lugudest, nendest kiiretest uudistest. Me kasutame midagi, mida nimetatakse opusklipiks. See on kõik ühes tehisintellektil põhinev redaktor, mis teeb videote lõikamise, loomise ja üleslaadimise igale platvormile väga lihtsaks. Tehisintellekti abil loob Opus-Clip lisakaadreid, muudab kaadreid ja puhastab isegi heli. Ja see on väga lihtne. Sa lihtsalt külastad opus.pro/opus.pro/boot. Registreerud, laed video ülesse ja minutiga on sul ideaalselt töödeldud klipid valmis TikToki, lühivideote või Reelside jaoks. Opus-Clip on tõesti sinu kõik ühes lahendus. Ja sellise tööriista nagu Opus-Clip olemasolu tähendab, et meie produtsendid saavad sulle viivitamatult jagada kohtusaali populaarseid uuendusi. See on kõige võimsam tööriist ideede jagamiseks ja professionaalseks monteerimiseks. Mina aadressile opus.pro/opus.pro keetes swainab, et saada tasuta nädal ja seejärel 50% soodustust. 3 aastat olen olnud sunnitud korduvalt tegelema nende samade valeväidetega. Lubage mul olla täiesti selge ja ma tahan, et selles, mida ma ütlen, ei oleks mingit arusaamatust. Wicomico maakonna juhina ei ole ma kunagi saatnud sobimatuid fotosid ei asetäitjale, maakonna töötajale ega kellelegi teisele. Ma pole seda kunagi teinud. Ma ei teeks seda kunagi. Punkt. See on see, mida Wicomico maakonna, Marylandi maakonna juht Julie Giordano ütles, olles täiesti raevunud, et ta peab taas kord tegelema nende kuulujuttudega, nagu oleksid tema alastifotod kuidagi sattunud kohaliku šerifi asetäitja kätte. Need süüdistused on ilmselt juba aastaid ringelnud, kuid asi jõudis tõelise haripunktini eelmisel nädalal, kui Giordano kutsus kokku selle viimasel hetkel pressikonverentsi. Ja sellele järgnev võib potentsiaalselt tema valjuhäälsetele eitatustele tõsise löögi anda. Kas see võib tulevikus kaasa tuua mingeid õiguslikke tagajärgi? Kellel on seaduse osas õigus? Me hakkame sellest rääkima. Et sellesse süveneda, lähme korraks ajas tagasi. Lähme tagasi aastasse 2022. See oli aasta, mil Giordano, kes maakonna valitsuse veebilehe andmetel oli abielus ja tal oli üks laps, kandideeris ja valiti Wicomico maakonna juhiks. See on sisuliselt maakonna linnapea. Maakonna veebileht ütleb, et ta oli esimene naine, kes sellele ametikohale valiti. Maakonna juht töötab ka koos ühe maakonna teise kõrgel kohal oleva valitud ametnikuga. Šerif Mike Lewis nimetati piirkonna juhtivaks korrakaitsjaks 2007. aastal. Sellest ajast alates on ta seda ametit pidanud. Nüüd hõlmab Wicomico maakond suurt ala Salisbury linna ümbruses Marylandis, lõuna pool piiri Delaware'iga. Kuid alates sellest ajast, kui Giordano ametisse astus, on sellised meediakanalid nagu WBFF Baltimore'is ja WEOC Salisbury's teatanud püsivatest kuulujuttudest, et ta saatis vähemalt ühele šerifi asetäitjale alasti fotosid. Need süüdistused on väidetavalt Giordanot aastaid vaevanud, sealhulgas WBFF-i raport, milles väideti, et on olemas tõendeid selliste piltide olemasolu ja jagamise kohta. Seega selle kõige täpne ajend on endiselt ebaselge, kuid nii Giordano kui ka Lewis me pole kindlad. Ma pean lihtsalt seda mainima. Mõlemad kandideerivad sel aastal tagasi valimisele. Tasub meeles pidada, eks? Asjad jõudsid haripunkti eelmisel nädalal, 10. juunil. Siis toimus see pressikonverents üsna viimasel hetkel, peaaegu nagu oleks see juhtunud täiesti ootamatult. Ja Giordano raev nende kuulujuttude ja süüdistuste peale oli ilmne. Need süüdistused on täiesti valed. Need ei põhine faktidel. Neid ei toeta tõendid. Need ei ole midagi muud kui tahtlik rünnak minu iseloomu, aususe ja maine vastu. Baltimore'i WBFF raporti kohaselt saatis Giordano väidetavalt kirja šerif Lewisile, mis käsitles fotosid. Ja Lewis vastas väidetavalt omaenda kirjaga. Mis teeb selle veeldi jahmatavamaks, on see, et tänane lugu pidi väidetavalt rääkima kirjadest.
Ometi muutus kogu lugu vahendiks, et taaselustada aastaid vanu kuulujutte väidetavate fotode kohta, mis pole kunagi ilmunud, sest neid lihtsalt ei eksisteeri. Olgem ausad selle suhtes, mis siin tegelikult juhtus. Need kirjad olid lihtsalt ettekääne. Need oli peibutis. Need olid maskeering, mida kasutati nende valesüüdistuste taas avalikkuse ette toomiseks ühe eesmärgiga. Kahjustada mind poliitiliselt ja isiklikult. See on valeuudis oma parimal kujul. 3 aastat olen ma korduvalt neid süüdistusi eitanud. 3 aastat olen ma küsinud tõendeid. 3 aastat olen ma palunud, et kõik, kes neid väiteid esitavad, tooksid välja need väidetavad fotod. Ja pärast 3 aastat, kus need siis on? Kus on tõendid? Kus on fotod? Kus on tõestus? Vastus on lihtne. Neid ei ole. Sest maakonna juhina ei ole ma neid kunagi saatnud. Mind vihastab kõige rohkem mitte see, et ma pean siin jälle end kaitsma. Mind vihastab see, millist tahju see hoolimatu kajastamine süütutele inimestele teeb. Kas sa tead, mida ma täna hommikul pidin tegema? Ma pidin helistama oma emale ja isale, kes elavad Baltimoris, ning rääkima neile täpselt, mida nende tütre kohta öeldi. Ma pidin helistama oma õele. Ma pidin istuma koos oma pojaga ja seletama talle, miks tema ema rünnatakse uudistes. Mõtle sellele korraks. Ma pidin lapsele seletama, miks inimesed levitavad tema ema kohta süüdistusi, mis ma tean olevat täiesti valed. See ongi see, mida vastutustundetu ajakirjandus teeb. See ongi see, mida poliitilised laimukampaaniad teevad. Inimesed, kes neid lugusid levitavad, ei pea lapse küsimustele vastama. Nad ei pea oma vanematele seletama. Nad ei pea tagajärgedega elama. Minu pere peab. Ja olles ainus vabariiklases naismaakonna juht Marylandi osariigis, ei saa ma eirata ajastust, motiivi ega mustrit. Iga kord, kui need süüdistused hakkavad vaibuma, leiab keegi viisi, kuidas need taas pealkirjadesse tuua, hoolimata täielikust tõendite puudumisest. See ei ole ajakirjandus. See ei ole vastutusele võtmine. See on meeleheitlik katse mind laimata. See on meeleheitlik katse minu mainet hävitada. Ja lõpuks on see meeleheitlik katse juhtida tähelepanu kõrvale tõeliselt tohutult edusammudelt, mida see maakond on viimase 3,5 aasta jooksul saavutanud. Kui teised keskenduvad kuulujuttudele, minu administratsioon on keskendunud maksude vähendamisele ja avaliku turvalisuse parandamisele, koolide tugevdamisele, infrastruktuuri arendamisele, lennujaama laiendamisele ja Waikomico maakonna edasiviimisele. Selle loo taga olevad inimesed tahavad mind segada. Nad tahavad, et ma oleksin hirmul ja vaikiksin. Nad ei tunne mind, sest seda ei juhtu. Ma ei lase end kiusata ja ma kordan seda. Ma ei lase end hirmutada. Ma ei lase end mõjutada. Ja ma ei lase valedel vastuseta jääda. Ma seisan täna siin, et rääkida Waikomico maakonna inimestele täpselt seda, mida olen viimased 3 aastat öelnud. Need süüdistused on valed. Väidetavaid fotosid pole kunagi esitatud, sest neid ei eksisteeri. Ja maakonna juhina pole ma kunagi saatnud sobimatuid fotosid ei asetäitjale ega kellelegi teisele. See on tõde. See oli tõde 3 aastat tagasi. See on tõde ka täna. Ja tead mis? See jääb tõeks ka homme. Aitäh! Giordano lahkus pressikonverentsilt ega vastanud ühelegi ajakirjanike küsimusele. Kui see kõik esimest korda laineid lõi, võtsid ajakirjanikud ühendus Sheriff Lewisega. Nüüd keeldus ta ilmselt kommenteerimast ning samuti keeldus ta nende väidetavate kirjade avaldamisest. Ma ütleksin, et see oli vist mõne tunni jooksul pärast Giordano avalikku avaldust, teatas WBOC, et on saanud selle kirjavahetuse teabenõude alusel ja avaldas selle. Nii et lasti inimestel ise otsustada, kes räägib tõtt. Sa said selle kirja ametlikul Waikomico maakonna, Marylandi maakonna täitevjuhi kirjapaberil, mis oli dateeritud 12. septembril 2024 ja näiliselt saadeti ning oli adresseeritud Sheriff Mike Lewisile. Siin on kirjas järgnev, tsiteerin. Lugupeetud Sheriff Lewis,
pärast pikka kaalumist kirjutan teile, et ametlikult paluda uurimist seoses väidetava pornograafiliste piltide jagamisega minust ühe teie asetäitja poolt. On väga murettekitav, et asetäitja jagaks sellist fotot ja veelgi häirivam on see, et olete tunnistanud sellise pildi omamist. Te mainisite seda ühele eraisikule, grupile inimestele Annapolises, lisades, et pilti jagati ametitelefonilt ning kohtumisel teie peaasetäitja, osariigi prokuröri, administratsiooni abidirektori ja minuga kõik ilma minu nõusolekuta. Kuna me viimati seda küsimust arutasime, on minu arusaamise järgi teie juhtkonna, asetäitjate ega ühegi välise asutuse poolt uurimist algatatud ei ole. 13. veebruaril 2024 ütlesite te Matthew Lightselile, administratsiooni asedirektorile, et Marylandi seaduse kohaselt kehtib kättemaksuporno ainult siis, kui osapoolte vahel on intiimsuhe. Kuigi ma olen nõus, et minu ja kõnealuse asetäitja vahel ei ole sellist intiimsuhet, on teie tõlgendus Marylandi kättemaksupornoseadusest vale. Seadus ei nõua, et isikute vahel oleks intiimsuhe, et keeld levitada seksuaalse sisuga pilte kehtiks. Ühelgi Wicomico maakonna šerifi büroo ega ühegi teise õiguskaitseasutuse liikmel ei ole luba omada ühtegi visuaalset kujutist minust, kus minu intiimseid kehaosi on näha või kus ma olen seksuaalaktis osalemas. Muide, seal võib olla trükiviga. Näete, et sellele pööratakse hiljem šerifi kirjas tähelepanu. Ma pole kunagi andnud nõusolekut ühegi visuaalse kujutise loomisele, kus minu intiimseid kehaosi on näha või kus ma olen seksuaalaktis osalemas. Ma pole kunagi andnud kellelegi luba ühegi visuaalse kujutise levitamiseks. Minust, kus minu intiimsed kehaosad on paljastatud või kus ma olen seksuaalaktis osalemas, on asi lihtne. Kas asetäitja jagas minust alasti fotot või ta ei teinud seda? Kui sellist pilti on jagatud, siis on see kuritegu. Selline käitumine on Marylandi kriminaalseaduse rikkumine. Vaadake Marylandi koodeksi kriminaalseaduse paragrahvi 3809, samuti võimalusel föderaalseadust. Ja me räägime sellest. Iga asetäitja, kes on seotud nende piltide jagamise või levitamisega, peab vastutama ja talle tuleks esitada kriminaalsüüdistus. Wicomico maakonna šerifina vastutad sina seaduse täitmise eest selles jurisdiktsioonis. Ma palun, et sa taotleksid selle juhtumi uurimist, kuna ma tean, et su ametkonnal on selles asjas huvide konflikt ning esitaksid süüdistuse vastutavale asetäitjale, kuna sul on teadmine sellest väidetavast kuriteost. Olen valmis igakülgselt koostööd tegema mis tahes uurimisega. Tänan teid sellele küsimusele pööratud tähelepanu eest. Minu isiklik advokaat ja mina ootame olukorra kohta uuendust kuu lõpuks. Lugupidamisega Julie Giordano, maakonna juht. Nii et kui need kuulujutud, need süüdistused nende kirjade kohta hakkasid levima, ütlesid allikad kohalikele uudistekanalitele, et Giordanole saadeti nõudekiri tegevuse lõpetamiseks, et takistada tal alasti fotode saatmist šerifi büroo töötajatele. Ja me räägime sellest kohe veel, aga tundub, et mõned detailid võisid tõlkes kaduma minna, sest šerif Lewise vastus 4. oktoobril 2024 tõesti mainis väljendit tegevuse lõpetamise nõue, kuid see oli üsna teraveks. Siin on, mida see ütleb. Tsiteerin. Maakonna juht Giordano, 30. septembril 2024 sain teie kontorist e-kirja teel kirjakoopia, mille olite ise koostanud ja millest te ametlikult taotlesite uurimist seoses väidetava juhtumiga, kus üks minu asetäitjatest jagas teie pornograafilisi pilte. Kuna me viimati arutasime teie alasti selfide jagamist ühele minu asetäitjatest, ei ole ei teie ega keegi teine taotlenud uurimise algatamist nende võimalike pornograafiliste fotode levitamise kohta. Fotod, mida iga vaataja võiks kiiresti ära tunda kui ise genereeritud, ise loodud ja lõpuks ise levitatud. Te märkisite oma kirja 4. lõigus, et ühelgi Wicomico maakonna šerifi büroo liikmel ega ühelgi teise õiguskaitseasutuse töötajal ei ole luba omada ühtegi visuaalset kujutist minust, kus minu intiimsed kehaosad on paljastatud või kui olen seksuaalaktis osalenud. Te jätkate veel, öeldes, ma pole kunagi andnud nõusolekut ühegi visuaalse kujutise loomiseks minust, kus minu intiimsed kehaosad on paljastatud või kui olen seksuaalaktis osalenud. Ma pole kunagi andnud kellelegi luba levitada ühtegi visuaalset kujutist minust, kus minu intiimsed kehaosad on paljastatud või kui olen seksuaalaktis osalenud. Võib-olla oleksid pidanud sellele mõtlema enne, kui sa need selfid oma telefonist saatsid. Sinu sõnade järgi on see asi lihtne. Sul tuleb teha valik. Proua maakonna täitevjuht. Olles võtmetunnistaja nende alasti selfide asjus, olen ma täielikult valmis tunnistama, kuidas üks asetäitja palus luba minu kabinetti siseneda ja ukse sulgeda.
Seistes minu laua kõrval hakkas asetäitja sirvima mitmeid sinu poolt tehtud alasti selfisid, mis olid nüüd šokeerivalt minu asetäitja mobiiltelefonis nähtaval. Neid alasti selfisid ei saadetud kunagi minu mobiiltelefonile ja ma pole kunagi nende enda tehtud pornograafiliste piltide valduses olnud. Aga võib ainult imestada, kui paljud teised on neid samu fotosid näinud või saanud, võib-olla sinu poolt edasi saadetuna. Mis puudutab visuaalset kujutist sinust seksuaalsetes tegevustes, siis ma pole kunagi väitnud, et olen seda videot näinud. Nagu sa mainisid oma taotluskirja 6. lõigus, olen ma huvide konfliktis ja minu asutus ei saa selles küsimuses uurimist läbi viia. Olen enam kui valmis taotlema ametlikku uurimist selle kohta, kust need pornograafilised pildid ja alasti selfid pärinevad. Esitan taotluse läbi Marylandi osariigi politsei või osariigi prokuröri büroo. Kui uurimine algab, toob see tõenäoliselt kaasa sinu mobiiltelefoni, isiklike ja valitsusseadmete läbiotsimis- ja arestimisloa väljastamise uurijate poolt. Et viia läbi täielik kohtuekspertiis, et kinnitada, et mulle näidatud fotod pärinevad tõepoolest sinu mobiiltelefonist või mõnest sinu varasemast mobiiltelefonist. Kõik kustutatud sõnumid, fotod ja e-kirjad on täielikult taastatavad hoolimata parimatest katsetest neid hävitada. Muidugi, kui uurimine on lõppenud, ei saa sa enam eitada ei oma administratsiooni ega Wicomico maakonna kodanike ees, et need fotod mitte ainult ei eksisteeri, vaid olemas on ka sinu tekstisõnumid, kõnelogid ja muu videomaterjal, mis kirjeldab sinu tegevust ja elu Wicomico maakonna juhina. Wicomico maakonna šerifina olen ma sügavalt haavunud ja piinlikkust tundev, et üks teine valitud ametnik toob sellist häbiväärsust maakonda, kus ma olen sündinud ja üles kasvanud. Meie kodanikud väärivad paremat. Mina ja minu isiklik advokaat ootame teilt kirjalikku vastust, millest te täpsustate, milliseid uurimismeetmeid soovite, et ma võtaksin, et kaasata väline asutus nende tõsiste süüdistuste täielikuks uurimiseks. Palun vastake 14 päeva ehk 2 nädala jooksul. Ootan teie vastust väga. Tänan teid sellele küsimusele pööratud tähelepanu eest. Lugupidamisega Michael A. Lewis, sheriff, Wicomico maakond, Maryland. Hästi. Siin on palju, mille üle mõelda, palju, millest aru saada. Ma olen sellest täiesti pahviks löödud. Lubage mul kohe kutsuda siia erikülaline. Minuga liitub Daniel Sokovits, kes on ohvrite õiguste eest seisja ja kohtuvaidluste advokaat. Teaks sellest palju. Esiteks, Daniel, ma pean ütlema, et ma ei usu, et olen kunagi näinud valitud ametnike vahel sellist kirjavahetust. Ma ei usu, et olen kunagi näinud kirjavahetust maakonna juhi ja šerifi vahel, rääkimata kättemaksu pornosüüdistustest. Aga sellist edasi-tagasi kirjavahetust kiri kirja järel. Kas oled kunagi midagi sellist näinud? Ei, ma mõtlen, ma lugesin seda šerifi kirja ja see on täiesti uskumatu, et ta paneks midagi sellist kirja ametlikule kirjapaberile. Peale selle, kui valesti ta kriminaalseaduse mõttes käitus, on täiesti absurdne, et ta süüdistab kedagi, kes väidab end olevat nõusolekuta levitatud intiimfotode ohver ja teeb seda veel ametlikul kirjapaberil. Ma mõtlen, mis on hullumeelne, on see, et kui sa loed kirja lõppu, siis seal on kirjas: palun pöörduge nüüd minu eraadvokaadi poole. Nii et on selge, et ta mõistab, et sellel võivad olla tagajärjed. Ta kasutab nii avalikku ametit kui ka oma eraadvokaati selleks, et minu arvates ahistada seksuaalse rünnaku ohvrit. Räägime sellest korraks. Alustame siis seadusest. Alustame Marylandi seadusest. Isegi kui keegi ei olnud teise inimesega intiimsuhtes ja isegi kui keegi tegi endast ise fotosid, sest on vaidlus selle üle, kuidas šerifi asetäitja need fotod väidetavalt sai, kui see vastab tõele. Aga mis on reegel? Sul ei pea olema intiimsuhet kellegagi, et esitada kättemaksu porno kohta kaebus. Ja sa võisid need fotod vabatahtlikult ise teha. Kas on oluline, kas sa saatsid need kellelegi või mitte? See ei ole üldse oluline. Marylandis on üsna tavaline kättemaksu pornot käsitlev kriminaalsäte. See tähendab, et keegi levitab intiimseid pilte eesmärgiga kahjustada, ahistada, hirmutada, ähvardada või sundida inimest, kes need fotod tegi. Nüüd on olemas teine osa, mis ütleb, et inimene ei saanud nõusolekut piltide levitamiseks anda ning tal oli mõistlik ootus, et need pildid jäävad privaatseks. Selles seaduses ei ole midagi, mis ütleks, et piltide saaja pidi olema nende piltide algne sihtsaaja. See inimene pidi olema see, kes need pildid sai ja siis jagas. Seda siin ei ole. Pole oluline, miks sa need pildid tegid. Pole oluline, kellega sa neid jagasid ausalt öeldes.
see, et keegi võis neid pilte jagada sinu nõusolekuta ja tegi seda eesmärgiga ohvrile kahju teha, muudabki selle kuriteoks. Seega mõistlik ootus privaatsusele ei kao, kui sa foto kellelegi teisele saadad. Sest argument oleks, et sa ise panid selle välja. Sa ei saa kedagi teist süüdistada selles, mis juhtub. See on nagu keegi oleks selle sinu seadmest varastanud või pilvest varastanud või ise valesti edasi saatnud. Lihtsalt see mõte, et kui sa selle ise saatsid, siis sul pole õigust väita, et oled millegi ohver, sest sa ise panid selle välja. See ei ole tõsi. See on 100% õige, vastasel juhul oleksid need seadused täiesti mõttetud. See on võrreldav selle väärarusaamaga, et abielus inimene, mees, ei saa oma naist vägistada. Ainuüksi see, et oled kellegagi abiellus, ei tähenda, et oled nõus seksiks. Ainuüksi see, et jagad oma intiimset pilti kellegagi, ei tähenda, et oled nõus selle jagamiseks kogu maailmaga. Las ma küsin, kui nad räägivad võimalikust föderaalsest kuriteost, kas see on takedown act? See oleks küll. Nii et kui see kiri saadeti, siis sel ajal ei olnud sellist föderaalset kuritegu olemas. Nii et ilmselt viitasid nad tsiviilõiguslikule seadusele, mis jõustus, see oli 15 USC 6851, mis lubab ainult tsiviilhagi esitada. Kuid hiljuti võeti vastu Take It Down Act, mis muudab nüüd samuti kuriteoks kellegi pildi jagamise ilma tema nõusolekuta. Mis siin toimub? Sest teil on see edasi-tagasi kirjavahetus aastast 2024. Me kuuleme sellest alles nüüd. Mis juhtus viimase 2 aasta jooksul? Sest see kees juba üle. Teate küll, räägitakse uurimise algatamisest. Olgu, teie telefonide jaoks taotletakse läbiotsimismäärust. Hakkab toimuma edasi-tagasi suhtlus. Mis te arvate, mis viimase 2 aasta jooksul juhtus? Jah, ma arvan, et me peame alustuseks vaatama seda vastust Sheriff Lewisi koostatud kuriteoteate põhjal. See mõte, et sa paned kirja, et oled olnud ohver, aga nüüd avab see ukse mulle, teisele poliitilisele isikule kogukonnas või uurijale, et saada ligipääs kõigile sinu isiklikele seadmetele, kogu sinu kustutatud teabele. See on omamoodi hirmutamine. See ei ole õige. See ei ole tegelikult tõene väide, mida ta ütleb, ega ka mitte midagi, mida ütleks keegi, kes on saanud väljaõppe ohvrite esindamiseks või seksuaalvägivalla ohvrite õiguskaitsjana tegutsemiseks. Ei tohiks kunagi öelda kellelegi, kes esitab avalduse ja väidab, et on ohver, isegi kui nad ei usu neid süüdistusi. On põhjus, miks enamikus osariikides peetakse kellegi intiimsete piltide jagamist ilma tema nõusolekuta seksuaalkuriteoks. Seda käsitlevad spetsiaalselt koolitatud politseinikud New Yorgis. Sellega tegeleb SVU, täpselt nagu te näete telesaates. Kuid tsiviilõiguslik seadus võeti vastu föderaalsel tasandil, tehti seda naistevastase vägivalla seaduse raames, sest mõistetakse, et kellegi intiimse pildi jagamine ilma tema nõusolekuta on seksuaalse väärkohtlemise vorm. Ja nüüd on sul šerif, kes ütleb kellelegi, et see on okei. Sa võid küll avalduse teha, kui tahad, aga see rikub su elu. Sisuliselt seda ta sellele inimesele ütlebki. Ma ei saa aru, kuidas avalikkus saaks üldse usaldada, et keegi nende kaebust tõsiselt võtab, kui keegi nagu Sheriff Lewis on valmis selle kirja panema ja ohvrile saatma. Mis on juhtunud alates 2024 aastast? Kahjuks tundub, see kiri mõjus hoopis heidutusena tulevasele šerifile Medfordile. Me ei ole kuulnud mingist uurimisest. On väga võimalik, et maakonna täitevjuht otsustas mitte alustada kriminaalkaebuse esitamise protsessi. Ja tundub, et need kirjad avalikustati hiljem teabenõude FOIL alusel. Vastuseks sellele, et ta nüüd tegelikult eitab, et need pildid üldse kunagi eksisteerisid. Ma mõtlen, ta oli sellel pressikonverentsil väga kindel, et ta pole kunagi maakonna juhina alasti fotosid saatnud. Ma ei mäleta, kas ta oli sama kindel selles, et ta pole neid kunagi teinud, aga mulle tundus huvitav, et ta selle pressikonverentsi korraldas. Mida sina sellest arvasid? Tead, ma arvan, et kahjuks on ühiskonnas endiselt häbimärk nende inimeste suhtes, kes otsustavad endast intiimseid pilte teha. See, et ta ise nimetas neid pilte oma esialgses kirjas pornograafilisteks, näitab, et sellega kaasneb justkui häbitunne ja inimesed usuvad, et see võib tulevikus sinu poliitilist karjääri mõjutada. Ja me oleme tegelikult näinud, kuidas see on mõjutanud inimeste poliitilist karjääri, kui see avalikuks tuleb. Ma arvan, et suur osa sellest on seotud võimaliku häbitundega, mis kaasneb sellega, et oled teatud vanuses ja jagad ikka veel neid pilte, ning sellega, kui vastuvõetav see ühiskonnas on. Tänapäeval on see kahjuks peaaegu nagu esimene kohting või suhte järgmine intiimsem etapp, kui keegi jagab oma intiimseid pilte.
siin on olemas teatud usaldustase ja just sellepärast on paljud neist seadustest loodud. Ma usun, et osa sellest on see, et ta püüab kaitsta seda, mida ta peab oma maineks. Me ei tea, kuidas, kui need pildid tõesti eksisteerisid ja tundub, et need võisid olemas olla, šerif need endale sai. On palju viise, kuidas toimepanijad saavad need pildid kellegi seadmest kätte, olgu see siis häkkimise või kolmanda osapoole kaudu. Meil oli New Jersey's juhtum, kus keegi sai oma töökaaslaste telefonidele ligi, teeskles, et on oma telefonist välja lukustatud ja siis AirDropi abil saatis teiste inimeste intiimseid pilte oma telefoni ning jagas neid internetis. Nii et me ei tea kõiki fakte. Ja ma ütlen ka, et see kriminaalõiguslik säte on väga kitsalt sõnastatud. Nii et on võimalik, et kui see asetäitja jagas pilte šerifiga, ei teinud ta seda kahju tekitamise eesmärgil. Võib-olla tegi ta seda lihtsalt selleks, et näidata, et tal on need pildid olemas. Kõigest hoolimata ei muuda see käitumist õigeks. Ja see ei tähenda, et Giordano peaks end selles olukorras toimunu pärast häbenema. Ja vaata, need on süüdistused. Me püüame välja selgitada, mis täpselt juhtus. Ma arvasin, et see osa tema kirjast oli huvitav. Sa oled tunnistanud, et sul on selline pilt olemas. Sa mainisid seda ühele eraisikule, ühele inimeste grupile Annapolises, millele sa lisasid, et see pilt jagati ametitelefonist. Ja kohtumisel sinu peaasetäitjaga, osariigi prokuröri, administratsiooni abidirektori ja minuga, kõik ilma minu nõusolekuta, paneb see mind mõtlema, kuidas ta sellest teadis. Ma mõtlen, kui eeldada, et see kõik on tõsi, et tal olid need vestlused. Ja muide, ta eitas, et tal isiklikult see pilt oli. Ta ütles, et see jagati talle. Kuidas sa arvad, et ta teadis või väidetavalt teadis, et tal olid need vestlused? Sa pead ette kujutama, et inimesed räägivad igasugustest väikestest asjadest, eriti väikestes poliitilistes kogukondades ja parteides. Mul pole kahtlustki, et see jõudis temani kuidagi kellegi kaudu, kes oli kas tol hetkel kohal või liikusid protsessi käigus kuulujutud. Nii et ma usun, et ta pidi selle saama kolmanda isiku kaudu, kes teadis seda isiklikust kogemusest või kuulis seda kuulujuttude kaudu. Ma mõtlen, tavaliselt saavad inimesed niimoodi sellistest asjadest teada. Kas me saame sellest nüüd teada, sellepärast et tegu on poliitikaga ja käib valimishooaeg? Ja, ma lugesin seda ja mõtlesin, et nad peavad olema erinevatest erakondadest, see oli minu arvamus, aga tundub, et nad on tegelikult samast erakonnast, aga see on kindlasti poliitika oma kõige tugevamal kujul. Mõlemad isikud kasutasid ametlikku kirjaplanki, et saata omavahel kirju isiklikes asjades, aga see on kindlasti poliitika. Nii et WBFF Baltimore'is teatas, et selle aasta alguses ütles Wicomico maakonna advokaat Andrew Illuminati, milline perekonnanimi, Andrew Illuminati, nende uurimismeeskonnale, et maakond ei avalda neid kirju, kuna see oleks, tsiteerin, põhjendamatu eraelu puutumatuse rikkumine. Samuti viitas ta sellele, et need on osa uurimisdokumendist. Seejärel teatas WBFF kolmapäeval, et Illuminati näis oma meelt muutvat. Andis dokumendid välja avaliku huvi tõttu, tsiteerin, kirjutas kirjavahetuses WBFFi reporteri Gary Collinsiga. Tsiteerin. Šerif on kinnitanud, et tema ametkond ei vii läbi avatud uurimist ning asja pole uurimiseks edasi antud ühelegi välisele asutusele. Lisaks, arvestades avalikkuse tähelepanu, mida see teema saab härra Collinsi loo tõttu, on need dokumendid avaliku huvi objektiks. Šerifi büroo kinnitas, et mobiiltelefoni firmadele ei ole saadetud säilitamisteatisi. Ei ole teadaolevaid tõendeid, et pildid oleksid endiselt olemas, ega ka seda, et šerif oleks saatnud tegevuse lõpetamise nõudekirja ega muid kirju maakonna täitevjuhile, milles kästakse tal lõpetada poolalasti, alasti või pornograafiliste fotode saatmine endast šerifi asetäitjatele, tsiteerides härra Collinsi artiklit. Daniel, mida arvad sellest otsusest muuta kurssi ja need kirjad avalikustada? Ja mida arvad selle otsuse põhjendustest? Ma ei usu, et oleks olemas seadust, mis oleks pidanud takistama nende kirjade avalikustamist. On selge, et need on tehtud agentuuri kirjaplangil. On viiteid, et uurimist ei ole kunagi alustatud. Kuigi ma mõistan, et see puudutab eraasja, otsustasid osapooled siiski kasutada taas maakonna täitevjuhi kirjaplangi ja šerifi büroo kirjaplangi. Ma arvan, et avalikkusel on huvi selle edasi-tagasi suhtuse vastu. Ja tegelikult arvan ma, et avalikkusel peaks olema huvi ka šerifi büroo vastuse vastu. Kui see oleks minu teha, oleks maakonna täitevjuht Giordano pidanud hoopis ütlema, jah, ma olin ohver ja ma tahan, et minu lugu kuuldaks. Et ka teised inimesed ei peaks ohvriks langema. Sest kui maakonna täitevjuhti koheldakse niimoodi, siis ma ei suuda ette kujutada, kuidas tavalised kodanikud ehk lihtsalt tavalised inimesed praegu jaoskonda lähevad ja šerifi büroo poolt koheldakse.
mis on selle kõige ajastuse juures 2024 aastal samuti väga huvitav, on see, et tundub, nagu oleksid need pildid algselt avalikustatud kuskil veebruaris. Sest maakonna täitevjuht Giordano kirjas väidab ta, et 13. veebruaril 2024 teatati talle, et Marylandi kättemaksuporno seaduse kohaselt peab olema intiimsuhe, aga need kirjad on dateeritud septembrisse ja oktoobrisse. Nii et ilmselgelt toimus midagi vähemalt 6-8 kuu jooksul, mis viis selleni, et ta otsustas tegelikult proovida täiendavat uurimist algatada. See on huvitav tähelepanek. Vaata, vastavalt Baltimore Suni andmetele maakonna täitevjuht Giordano ja Sheriff Lewis, neil on aastaid olnud keeruline töösuhe. Sheriff Lewis ütles ilmselt Sunile, et tal ei ole viimase 1,5 aasta jooksul alati olnud hea suhe maakonna täitevjuhiga. Ma arvan, et me mõlemad oleme väga kõvasti tööd teinud, et omavahel läbi saada Wicomico maakonna hüvanguks. WBFF uurimismeeskond Spotlight on Maryland olevat saatnud Giordanole sõnumi, et küsida, kas tal on kunagi olnud, tsiteerin, mingeid seksuaalseid või muid intiimsuhteid mõne Wicomico maakonna šeriifiameti liikmega. Ja väidetavalt vastas ta sõnumiga, see vestlus on läbi. Sinuga rääkimine ei ole sõna otseses mõttes isegi minu aega väärt. Jään advokaatide vastust ootama. Muide, kogu see sõnumivahetus ei ole avaldamiseks. Ma püüdsin sind päriselt aidata, et sa näeksid kogu pilti, aga ilmselgelt ei ole see minu aega väärt. Ja kui Spotlight on Maryland väidetavalt vastas sõnumiga, et nad ei ole kunagi nõustunud sellega, et see pole avaldamiseks, ütles Giordano väidetavalt, kõik teie küsimused saavad vastuse kirjade kaudu. Mida me sellest arvame? Mina näen seda kui järjekordset eraelu rikkumist. See, kas Giordano oli kellegagi osakonnas seksuaalsuhtes või mitte, ei ole tegelikult kellegi asi. See ongi selle asja privaatne külg. Ja taas, miski ei muuda seda fakti, et ta uskus, et temast tehtud pilt või mitu pilti, mille ta tegi ja soovis privaatsena hoida, jagati ilma tema loata šeriifi büroos ja kogu šeriifi büroos. Nii et jah, ma mõtlen, et alati peaksid olema teatud protokollid paigas, kui sa räägid meediaga ja ütled kohe, et see pole avaldamiseks ning mõlemal poolel peaksid olema ranged kokkulepped. Kas ma arvan, et see oli nende poolt sobiv küsimus? Kuigi nad võisid olla uudishimulikud, arvan ma, et oleks olnud võimalik seda temalt delikaatsemalt küsida. Ja ma mõistan, miks ta arvab, et tema privaatsust rikutakse veelgi rohkem. Mis sa arvad, mis nüüd juhtuma hakkab? Kahjuks mitte eriti palju. Ma usun, et arvestades, et see kõik juhtus juba 2024 aastal, on tõenäoliselt aegumistähtaegadega probleeme. Kui üldse oli tegemist kuritegelike tegudega, siis on võimalik esitada tsiviilhagi selle šerifi või asetäite vastu, kes need pildid algselt jagas. Puudub tsiviilõiguslik kahjunõue kellegi vastu, kes lihtsalt pilte vaatab. Ma mõtlen, et USA põhiseaduse esimene muudatus kaitseb seda. Nii et kui vähemalt Sheriff Lewis vaatas neid pilte, siis selle eest ei saa teda tegelikult vastutusele võtta. Kuid teda saab vastutusele võtta selle eest, et ta need pildid algselt kättesaadavaks tegi. Kas ma arvan, et selle üle tuleb veel arutelu? Jah, ma arvan, et on veel fakte, millest meile ei räägita. Ma loodan lihtsalt taas kõigi teiste huvides maakonnas, et politseinikud vaataksid tõsiselt üle, kuidas nad seda olukorda käsitlesid ja mõtleksid uuesti läbi, kuidas nad tavapärases olukorras reageeriksid. Sest selline reageerimine paneb üha rohkem ohvreid edasi liikuma ja just sellepärast need seadused algselt kehtestatigi. Jah, see on kummaline juhtum. Väga avalik nüüd. Daniel Sokovits, aitäh, et leidsite aega. Hindan seda väga. Aitäh, hindan väga, et mind siia kutsusite. Ja see ongi kõik, mis meil praegu siin Sidebaaris on, kallid kuulajad. Aitäh, et meiega liitusite ja nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple Podcastides, Spotify's või kus iganes te oma podcast'e kuulate. Samuti saate meid vaadata NBC Peacockis. Kui soovite mind jälgida, siis X'is, Instagramis, minu News Nationi saates Jesse Weber Live esmaspäevast reedeni kell 23:00 idaaja järgi. Näeme järgmine kord, kallid kuulajad.